Kvanttransformatsioon on maailma, inimese ja kogu keskkonna sisemine ja väline muutus, millest me elame. Iga inimene koosneb teatud lainete kooslusest, mis samal ajal loovad meile osakeste seisundi, nagu ka kogu maailm. Kogu maailm on ühtaegu nii laine kui osake. Ja praegu muutub planetaarse elutasandi laineline seisund. Valguse lainepikkus on muutunud pikemaks, selle sagedus on muutunud kõrgemaks ja tugevamaks. Selle sageduse tõttu muutub eluvorm, muutub inimese psüühika, muutub isegi tema füüsiline seisund. Inimene on hakanud muteeruma ning läbib füsioloogiliste ja psühholoogiliste muutuste seisundeid, samuti tundeliste ja energeetiliste muutuste seisundeid, mis loovad tema uue mulje ja arusaama maailmast. Just see seisund, mida kvantfüüsika nimetab vaatleja seisundiks, loob ja avab uue maailma reaalsuse. Ja mu sõbrad, just nii me loome uue maailma. Aga kas kõik inimesed oskavad seda teha? Kaugel sellest? Mitte kõik ei oska ega tea sellest ja veelgi enam, mitte kõik ei suuda ega tee seda. Ja seetõttu seisame silmitsi teatud eluliste raskuste ja ülesannetega. On saabunud aeg, et inimene muutuks, on aeg mõista, kuidas kõik need transformatsioonid toimivad ja õppida seda protsessi juhtima. Kvantmuutus, kvanttransformatsioon ei loo mitte ainult uut maailma, vaid muudab ka inimest ennast seestpoolt. Kvantsuperpositsioon väidab, et kõik, mis algselt on avaldumata seisundis, loob teatud valiku aspekti iga inimese jaoks, kus iga inimene on ühendatud ühe või teise vibratsioonilise laine seisundiga, ruumiga, millest ta ammutab energiat ja informatsiooni, luues otseselt oma uue maailma, selle maailma, millele ta ise vastab. Seepärast räägivadki paljud teadlased, paljud psühholoogid, paljud spetsialistid sellest, et igaühel meist on praegu just see, mida igaüks meist väärib. Pole vaja kedagi kadestada ega kellegi peale solvuda. Igaüks meist loob oma maailma, oma elu, oma otsuste, oma kavatsuste, teadmiste taseme, psüühikataseme ja arengutasemega. Ja mida kõrgemal on inimene, mida arenenum ta on, mida avaram on tema teadvus, seda enam superpositsioon avaldab ja pakub talle teatud seisundi uue maailma ja uue elu loomiseks.